NATO lennukid saadeti tegevusse Venemaa ähvarduse vastu Ukraina piiril ning juhtum andis sõja keskmes uue häiresignaali. Juhtum sai jõudu juurde sel esmaspäeval 27. aprillil, sest see hõlma Briti hävitajaid, Eurofighter Typhoone, Vene droone ja Ukraina territooriumi. Ja reaalne võimalus otseseks kokkupõrkeks Putini režiimi ja Põhja-Atlandi alliansi vahel. See polnud lihtsalt järjekordne rünnakute öö. See oli öö, mil sõda jõudis liiga lähedale ühele NATO riigile. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Os áudios versus etalon, Milson Alves. Olukord algas 25. aprilli vara hommikul, kui Vene väed alustasid uut droonide ja rakettide lainet Ukraina vastu. Piirkond, mida tabati, asus Donau jõe lähedal, Reni piirkonnas Lõuna-Ukrainas, otse Rumeenia kõrval. See on tundlik piirkond, sest sealsed Ukraina sadamad on kasutusel eksporditeede, logistilise toe ja majandustegevuse hoidmiseks sõja ajal. Moskva teab seda. Seetõttu ei ole rünnakud selles piirkonnas juhuslikud. Need avaldavad survet Kiievile ja samal ajal testivad, kui lähedale NATO talub Vene droonide jõudmist oma piiridele. Just selles olukorras tõusid Rumeeniast õhku 2 Briti õhujõudude Eurofighter Typhooni hävitajat, osaledes NATO tugevdatud õhuturbemissioonil. Nende lennukite ülesanne oli kaitsta Rumeenia õhuruumi pärast seda, kui radarid tuvastasid Vene droonide lähenemise piirile. Reutersi andmetel leiti pärast Venemaa rünnakut Ukraina vastu 2 drooni jäänuseid, sealhulgas osi Rumeenia Galatsi linnas ja Tultsia maakonnas. Elektripost ja 1 elumaja said kannatada, hukkunuid ei olnud. Ja just siin muutub olukord plahvatusohtlikuks. Levinud uudistes oli peamine tõlgendus see, et esimest korda pärast Venemaa sissetungi hakkasid NATO hävitajad sihikule võtma otse Venemaa sihtmärke, mis olid seotud sõjaga Ukrainas. Selle juhtumi keskne info on see, et Typhoonid tuvastasid radarikontakti Reni lähedal, Ukraina territooriumil. Ja pilootidele anti luba droonide vastu tegutseda juhul, kui oht ületab piiri või seab Rumeenia ohtu. Seda hetke käsitleti pöördepunktina, sest see seab NATO lennukid reaalsesse reageerimisvalmidusse Vene ründemasinate vastu. Juba ainuüksi see, et hävitajad saadeti välja ja sihtmärgid võeti radarisse ja tegutsemiseks luba anti, näitab, et NATO piir on jõudnud uuele pingetasemele. Sõda jäänud kaugeks, see jõudis otse alliansi kaitseliinile. Kui Moskva saadab droone ründama piirkonda, mis asub otse Rumeenia kõrval, teab ta, et iga kursiviga võib põhjustada suurema kriisi. Droon võib kaotada juhitavuse, kukkuda tsiviilalale, hävitada maja või tabada elektrirajatisi. Seekord tekkis materiaalne kahju Rumeenia territooriumil. Järgmisel korral võivad olla ohvrid. Ja sel juhul ei oleks küsimus enam ainult selles, mida Venemaa tegi Ukraina vastu. Küsimus oleks selles, kuidas NATO reageeriks ohule, mis tabas nende territooriumi. Rumeenia reageeris jõuliselt. Rumeenia kaitseministeerium mõistis hukka Venemaa tegevuse ja väitis, et see kujutab endast ohtu Musta mere piirkonna julgeolekule ning NATO kollektiivsele julgeolekule. Rumeenia diplomaatia kutsus samuti protestiks välja Venemaa suursaadiku. See näitab, et Bukarest ei käsitlenud fragmentide kukkumist lihtsalt sõjaõnnetusena. Seda käsitleti kui otsest tavajärge vastutustundetule Vene tegevusele, mis toimus liiga lähedal piirile, mida kaitseb Atlandi allianss. Ka tol päeval toimunud Vene rünnak polnud väike. Ukraina teatas, et Venemaa lasi öö jooksul välja 619 drooni ja 47 raketti. Ukraina õhujõudude andmetel tulistati alla 580 drooni ja 30 raketti. Sky News teatas samuti, et rünnakus hukkus 10 inimest ja üle 30 sai vigastada, samal ajal kui Briti hävitajad saadeti kriisi ajal Rumeenia kohal patrullima. See maht näitab, et Venemaa püüab Ukraina kaitset massiivsete rünnakutega lämmatada. See ei ole üksik juhtum. See on pidev surve linnadele, sadamatele, energiale, raudteedele ja olulisele taristule. Moskva loogika on lihtne, lasta välja nii palju droone ja rakette, et osa neist pääseks läbi. Probleem on selles, et kui selline rünnak toimub Rumeenia lähedal, muutub iga alla kukkunud droon otseseks ohuks NATOle.
Renni piirkonnast on saanud selle pinge võtmekoht. See asub Ukraina lõunaosas Donau jõe lähedal ja otse Rumeenia vastas. Kiievile on see piirkond oluline, sest aitab hoida kaubandus- ja logistikaühendusi. Moskva jaoks on selle infrastruktuuri hävitamine viis Ukrainale majanduslikku survet avaldada. NATO jaoks on aga selle rünnaku tähendus teine. See on Venemaa, kes mängib tulega väga lähedal liitlasriigi piirile. Lennuvägi, jah. Sõjalennunduse spetsialist teatas, et 2 Briti Eurofighter Typhooni tõusid õhku Rumeenia õhuväe baasis, et kinni pidada Vene droone, mis lähenesid Rumeenia õhuruumile. Veebisait mainis ka, et üks Vene droon, mis kuulus ründedroonide gruppi, kukkus galaksias alla, hävitades kõrvalhoone ja elektriposti, kuid inimohvreid ei olnud. Erinevus jälgimise ja reageerimise vahel on vähenenud. NATO on alati vältinud otsest sekkumist sõtta Ukraina õhuruumis. Aga kui Vene droonid jõuavad Rumeenia lähedale, peab allianss näitama, et tema piir ei ole vaba läbipääs. Seda hävitajad tegidki. Nad tõusid taevasse, et kaitsta liitlasriiki. Jälgisid ohtu ja olid valmis droone alla tulistama, kui olukord seda nõuaks. Venemaa tekitab ise riski. Venemaa ründab Ukrainat ja NATO lähedal asuvaid piirkondi, sundides allianssi üha nähtavamalt reageerima. Varem väljendus lääne reaktsioon relvade, raha, väljaõppe ja luureandmete saatmises. Nüüd avaldub reaktsioon hävitajate õhku tõusmises, radarite sisselülitamises ja pilootidele tegutsemisloa andmises. See pole detail, see on olukorra kuumenemine. See juhtum tugevdab samuti Ukraina positsiooni. Kiiev on öelnud, et sõda lõpeb alles siis, kui Venemaa mõistab, et agressiooni hind saab olema kõrge. Konflikt ei ohusta enam ainult Ukraina linnu, see ohustab kogu Musta mere piirkonna stabiilsust. Leht Guardian teatas, et samas rünnakulaines said pihta sellised linnad nagu Dnipro, Odessa ja Harkiv, kus oli hukkunuid ja vigastatuid. Ukraina valitsus süüdistas Moskvat droonide, tiibrakettide ja ballistiliste relvade kasutamisest tsiviilalade ja taristu vastu. See rünnakute kordumine näitab, et Venemaa püüab jätkuvalt murda Ukraina vastupanu mitte ainult sõjaliselt, vaid ka elanikkonna igapäevaelus. Samal ajal pidi Rumeenia tegelema elanikkonnale suunatud hoiatustega. Läheduses elavad inimesed said hädaolukorra teateid. Meeskonnad saadeti russusid uurima ning piirkonnad eraldati plahvatusohtlike esemete tõttu. Euronews teatas, et pärast drooni kukkumist asustatud piirkonda Rumeenias evakueeriti ajutiselt üle 200 inimese. See näitab, et oht ei jäänud ainult sõnadesse, see jõudis maapinnale. NATO tegi kalkuleeritud jõudemonstratsiooni. Nad ei teatanud sõtta astumisest, ei kuulutanud otsest vastasseisu, aga nad ei jäänud ka tegevusetuks. Hävitajad on juba positsioonidel, radarid on juba valvel. Tegutsemisreeglid lubavad juba tegutseda ohu korral. See ongi punkt, mis Moskvat hirmutab. Venemaa võib jätkata Ukraina kurnamist öiste rünnakutega, kuid iga operatsioon Rumeenia piiri lähedal suurendab tõenäosust sattuda vastamisi NATO lennukitega. Mitte mingi suure poliitilise otsuse tõttu, vaid kaitsevajaduse pärast. Kui Vene droon ületab piiri ja ohustab tsiviilisikuid, ei saa Rumeenia lihtsalt protestida. Ta peab oma elanikkonda kaitsma. See sunnib NATOt näitama, et ta on endiselt elus ja suudab reageerida. Pane sellele videole like, telli kanal. Ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi aktiivsem Milson Alvese kogukonnas.